no vaatame, nii kaua vahetavad õli mul seal autol, tulin õli vahetama. Mõtlesin, vaatame, mis neil siia uut tulnud on. See Nissan on uus. See Nissan on uus. Päris hea näeb välja. Ma vaatan korra, mis seal aasta oli. Mis seal aasta oli, Nissani aasta. Ja seal ma vaatasin, on veel mõned uued autod tulnud ja Q7 oli ja uurin ja panen teil veebilehe ka. 2012 aasta, 1,5, 230 000 on sõitnud see. Decaman on see Nissan. Ja hind oli, mis asja, 4000 või 4200 või? Ei, hind on 4600, aga noh, ma arvan 4200 või sinna kanti kuskile jääb ka hind, kui see siit lõpuks ära viib. Aga lihtsalt vaadata teda, sest mulle jäi nagu silma, et see on väga nagu siuke linna vahel väga hea ringi tuuseldada siuksega. Tundub, et ei ole väga siuke elektrit täis ka topitud, ilusti 6 käiku on ja siis kannatab kiiremini ka sõitadega, ütleme nii. Aga klaasid on kõik terved ja venjad paistavad kõik ilusad olevat, viisakas. Sealt ma vaatasin, ees on vahetatud, on need supardid. Uued supardid on peal. Ma vaatan siin teisi autosid ka ja hindasid. Et siuke on ju väga okei. Konks on olemas ja mis ta teistpoolt endast kujutab. Ja kui te tahate teada, mis täpselt, kuidas asjad, sellepärast ma ei saa teie kõnesid vastu võtta, ega ma ei saa teile e-mailidega vastata ega värka. See ei ole võimalik, ma ei saa kindlalt kogu aeg käest ära võtta ja vastata igasugustele küsimustele. Kõik, kuidas siit ära tuua, sellepärast nemad ei tea sellest, nemad ei tegele sellega, siit te ostate lihtsalt auto, kuidas see siit ära viia, mis teid ees võib oodata, kust numbrid saada, kuidas see käib, selle ma panen kõik membershipi. Ja sinna ma panen ka, ma lähen veokeid vaatama ja lähen teisi asju ka, siis ma panen need sinna, nii et liitu membershipiga, seal on info üleval, kuidas see numbrite värk käib, sest 4 inimest on läinud viimase kuu jooksul siit autota minema ja see on maksma läinud neile sadades kordades rohkem kui maksta see. Algul ma tahtsin 50 saada, et üle vaadata, nüüd ma ei viitsi sellega tegeleda. Maksa, kuigi tahate infi saada, siis liitugi membershipiga, seal on täpselt kirjas, mida te tegema peate. Ma panen selle veebilehe ülesse siia. Veebilehe ülesse siia ja siis te saate ise vaadata neid autosid ja otse helistada ja minu lehe pealt saate ainult info, kuidas see asi ära viia. Ma nägin, et see on ka uus, aga noh, tahtsin seda Q7. Panen selle siia. Q7. Igavesed paksud rattad on all. Ilus näeb välja. Q7. Kohe vaatan, mis ta hind oli siin. Selle Q7. Ja mis korradi aasta ta oli? Q7 S-Line Quattro. Noh, jooma joores. Mis sa veel tahad? Quattro juba võtab ära selle. Et see tuleb ära osta siit igaveni Jõhviks velg on ka all. Ma ei tea, mis on mingi 22 äkki või? Ei tea. Pole õrna aimugi. Klaasid paistavad, et on terved. Kõik nahk, kõik pull on peal. Ütleme niimoodi, et noh, nagu peab olema. Paistit ma ei viitsi tuua, nii et helistage otse neile, kes neil müüba. Minu membershipis saate lihtsalt teada, kuidas neid siit ära viia ja siukseid asju.
mis ta oli siis nüüd? 2008 aasta, 3-ene diisel, läbisõit 3 sotti, 6400, noh, ma arvan 6000-ga saate selle kätte. Ja noh, ma ei tea, kas ta Eestis, võib-olla on ta odav, võib-olla on ta kallis. Aga noh, jätke meelde, et ta on ikkagi, ma arvan, teeolud ja tehniline seisund on tal kindlasti 100 korda parem. Sest siin ei ole teid nagu teile, auto on nagu korras rohkem. Ma vaatasin, uus oli ka see siin. i40. Hyundai i40. 1,7 CRDI. 2012 aasta, läbisõit 190 000. Väga korralik näeb välja. Suur on ka, midagi nagu päris suur on. Siin on ka, ütleme siuke, et väga palju igasuguseid nuppe ei ole, aga ta on ikka päris, ma arvan, väga okei. Siia on Blue Drive ka kirjutatud. Ma ei tea, mis see tähendab, aga noh, vahet ei ole. Tuled on terved, värv paistab ilus olevat. Endale sõiduks ideaalne. On ju niimoodi. Ja mis ta hind on? 3700. Läbisõit 190 000. No ma arvan, kuskil 3-4-ga võtad ära. 3400, ütleme nii. Škoda Superb on seal uus. Valge värv. DSG Hatchback. Ma ei tea, mis see tähendab. Aga noh, polegi oluline. Siis kui mina lahkusin, mina merel läksin, siis sõideti alles ka massidega ringi, kui ma tagasi tulin, siis on juba sellised. Nüüd ma olen juba liiga vana, et hakata neid õppima, neid kõiki asju. Aga see Superb 2011 aasta, läbisõit 290 000, 170 hobust, diisel. Nii, natukene on siit vaja teha. Näha on, et koopa ääres on roostet. Karbi ääres on roostet. Muidu valge värv roosta tuleb ilusti on näha ka. Ja on küll igavene jõhvikes kõredi käigukond on täiski igati suur seal. Ma ei tea, miks see nii kõredi suur peab olema, aga noh, navi paistab on olemas. Huvitav, et rooli peal ei ole midagi. Siuksel autol võiks ju olla multifikatsioonne rool ka. Aga noh, ütleme niimoodi, et klaasid on terved. Pole suurt muhvigi vaja teha, ütleme nii, ainult ära sõita. Aga jah, jätke meelde, et membershipis on teil info olemas kõik, kuidas ja mismoodi neid numbreid saada ja mis sellega edasi vaja teha on, et see auto siit ära viia, et nii, et siit mõlemalt poolt on need karbi ääred on mädad. Noh, nii natukene vaja teha. Mis selle hind tuli siis? Hind on 3900, no, 2011 aasta. Ma arvan, et kuskil 3,5 või gramm võib-olla isegi allapoole saab selle just kätte siit. Ei tea, kas on palju või ei ole palju. Vaatame mingit Octaviat ka või näed, 2015 aasta Octavia. Ma ei tea nüüd, milline see on, äkki see siin või? Välja järgi vaadates võiks see olla, jah. 2015 aasta 340 000 on sõitnud, 250 hobust. DSG kast jälle. DSG kast. Tundub, et kõik on läbi joosta lihtsalt vaadata välimuse poolelt. Siin on natukene värvi maha tulnud lihtsalt. Muud pole muhvigi. Siuke väga okei, näeb välja vähemalt. Punased need junnid on seal.
et selles suhtes peaks juba nagu hinda juurde andma, et siuksed punased asjad on seal. ja mis selle hind on? ma jätan lehe, siis saate ise neid hindeid. No tal on 4600 ees, aga ma arvan, et kuskil aga hästi võib saada veel võib-olla 4-ga kätte selle hind. no teine samasugune on veel siis näiteks seal ja seal on täpselt samasugune. see siin on 1,6 TDI kombi. noh, 3800. mis ta aasta oli? aasta on 2014, noh. et see on ka kindlasti kuskil olemas. ma arvan, et see hind, noh, siin on suurem see hinnaklass on, ma arvan, sama. siin on need A3 kahene turbodiisel, 140 hobust, 2009 aasta, läbisõit 275 000. Pole midagi. 6 käiku, tavaline käiguost. kõik on okei. tuled, värgid on terved. noh, siuke naisel ringi tökerdada. manuaalkast, üliöko ka ringi sõita linnas. Pole nagu näha ka, et mingit roostet oleks kuskil siin. paistab, et on uued need pandud. Need supardid. no ülevaatuse läbi teinud. mis siukse hind on? mis siukse hind on? 2800, noh, 2009 aasta, 2800, no ma arvan, 2,5 võtad ära, võib-olla isegi vähem, aga väga okei. see siin oli, mis jäi mul silma, Seat Toledo 1,6 TDI, 2013 aasta, 190 000 sõitnud. see võiks olla siuke, ma arvan, siuke vaese inimese auto, kellel pole raha remontida, siis see tundub siuke blank manuaalkast, modifikatsioonne rool. siuke kõik väga hea, ütleme nii, et omale ideaalne, siin pole midagi perse minna. ja see on mingisuguse vana inimese auto ka olnud arvatavasti, kes siin kiirtee peal sõitnud on. 130 asemel 110-ga viienda sisse lükanud. 4,5, 2013 aasta 4,5, no ütleme 4-ga võib-olla saab kätte. võib-olla isegi odavamalt. helistage ise otse ja kaubelge. minu membershipist te saate lihtsalt informatsiooni, et te siin hätta ei jää, sellepärast et 4 tükki on siit tagasi läinud, mis on läinud neil päris palju maksma. aga see oli ka, noh, see S-Max siin. S-Max, oota, ma vaatan kohe, mis ta oli. S-Max, no siin on igasuguseid autosid. Ford S-Max 2,0 TDCi MAN 2010 aasta. läbisõit 270 000 samamoodi. kõik paistab okei olevat. 6 käiku. 6 käiku. igasugust ekstra jura on ka peal. paistab, et midagi üleliigset ei ole. sees paistab enam-vähem olevat. taga on need kuradi vööd, see on arvatavasti 7 istmega. siin on mingisugune väike melk, aga noh, see ei sega, sest sõitust ka oma lasta. tuli on natuke ära kriibitud. konks on, et kedagi lohistada, naist lohistada tahad järgi.
noh, siuke tundub. Siin on näed klaas, aga noh, meil siin on klaas jookseb, näed, aga ta on vaatest väljas, minu arust meil see ei sega, ma ei tea, kuidas teil on. Eestis on ju igasugused ohtlikud seadused, nii et ja mis ta hind oli 2010 aasta 2800 euri. Roostet on natukene siin. Roostuus 2800 euri, aga no ma arvan, kus 2,4, 2,3, 2,5 sinna vahel võiks ta jääda. Mul on auto välja, tuli ära vahet. Mul tulevad turistid. Turistid tulevad neljapäeval viimane, siis ma lähen ära. Siis on hooaeg läbi, siis ma hakkan talvel veoautosid ja kaubikuid panema ja nii, et tasub jälgida ja tasub seda membershipi maksta, seepärast ma panen sinna väga kasulikku infot kogu aeg ülesse. Mismoodi te saate järgi tulla. Sest ärge kirjutage mulle, mul ei ole võimalik sajal e-mailil, mina neid autosid ei müü. Mina neid autosid ei müü ja siis, kui te ise oma pead juba siia tulete ja helistate mulle, et kuule, et meil on siin probleemid, siis ma ei saa teid aidata. Ma saan küll, jah, ma saan oma nime peal ka numbrid võtta, aga Passat on siin. Vaata, mis see ja miks on seal membershipis veel see ja et ma panen sinna ka ülesse, millal ma tahan Eesti tulla ja siis ma võin ise auto ära tuua. Et kirjutan sinna näiteks, mul on vaja 15. november tahan Eesti tulla, siis võid vaadata siit auto välja ja ma saan oma numbritega ära tuua. Ma olen vahepeal 2 autot korraga toonud. Ma vaatan, mis Passat oli, kus selle hind oli siin. See võiks ju küll eestlastel lemmikauto olla. Nii palju ma olen aru saanud, et enam seda Audit vist ei pooldata nii palju, kui see Volkar ja need peaksid vähe paremad olema, ega ma ei tea täpselt. Kuskil ma nägin seda Passat. Natukene otsin kannatust. Ärge rabelege seal. Ford Mondeo peab siin kuskil olema. Siin ta on, jah. See Volkswagen Passat 2011 aasta. 2 turbodiisel, 280 000 sõitnud. 2011 aasta. Mis ta eest näeb ilus välja. Sellel on ka automaat DSG kast. Navi on peal. Uhke rool. Pealt vaadates suurt muhvigi vaja teha ei ole, mingit kriime-kraame kuskil peal ei ole. Noh, põhimõtteliselt, ma ei tea, see on siin natukene lahti, aga võib-olla see peabki nii olema, aga mina ei tea. Ma räägin teile siis, kui mina merel läksin, siis sõideti ka massidega ringi. Blue Motion. Ma ei tea, mis see tähendab, paistab sensorid on peal, aga ta on sirge paistab. Siuke omale ideaalne ei ole või. Et arvestage ikka seda, et meil makstakse 2 krooni kilomeeter, kui see käid tööl. Peale 24 kilomeetrit käid tööl, siis riik maksab sulle 2 krooni kilomeetri, sellepärast on kilometraaž nii suur ongi, et nad sõidavad kiirtee peal erinevatesse linnadesse tööle. Siin on vist midagi natukene nipet-näpet. Aga noh, kas ostmis segab või sega. Ilus on. Hea näeb välja. Hea näeb välja, ütleme niimoodi. Ja mis ta hind on? 3600, ma arvan, et kuskil 3,1, 3,2, 3,4, 3,4, noh, oleneb kuidas kaupleb. On see võimalik kätte saada. Aga jah, ma arvan, et kui sul huvi on, siis liitu membershipiga, et seal on nagu info kõik olemas YouTube'is. Membershipiga, see maksab 10 euri ja
sinna ma panen ka jooksvalt oma Eesti tahan tulla, siis näiteks näed, kui sa tahad nüüd Eesti saada, siis maksad mulle piletid ja ma tulen sellega Eesti ära ja isegi kallimate autole pannakse VIN-koodi järgi kasko peale, see on mingi 64 euri. See on kallimad autod. Ja ma võin ka ära tuua 2 autot korraga, nii et aga selge, järgmine nädal ma lähen jälle, vaata üks uuris BMW-d ka, ma ei tea, kus see BMW oli, viiene BMW, kus mulle silma jäi. Jah, 2013 aasta, nüüd küsimus on selles, kas milline see on, kas see on nüüd see siin või on see seal, aga see vist on ikkagi see siin. Selle välja järgi vaadates 2013 aasta, jõle ilus pruun sisu on. Mulle meeldib siuke tume pruun sisu on. Täis nahk kõik seest. Aknad paistavad tellinud terved olevat. Kriimu peal ei ole. Paistab päris korralik olevat. Mis ta läbisõit oli? Kohe ma vaatan, mis ta läbisõit oli. Jah, 520 000 Touring. Ei, 350 000. Ei tea, kas seda on palju või vähe. Üks auto kohta, ma ei tea, see on veel võib-olla vanakooli auto. Nagu mul on, kannatab rallida küll siin 6-700 välja äkki või. Aga noh, ärge kirjutage mulle mingi loll või midagi, ma räägin teile, ma ei tea autodest muhvigi. Lihtsalt ajaviiteks teen seda praegu, pole muhvigi teha. Ootan, auto on muidugi juba valmis, võib jalga lasta siit, aga noh, ütleme hind on 4500, no 4-ga ma arvan, või 6500, ma arvan, et 6-ga saab selle kätte. Aga noh, nagu ma ütlen, mine sinna liitu membershipiga, seal on sul kõik info olemas, mis sul vaja on, et sa siit osta tahad, et veebilehed, värgid, särgid, saad otse helistada sinna ja rääkida nendega. Ja saad ka teada kõik, mis nende numbritega toimub, et nagu ma ütlen, et mõned on juba tulnud siia kiehvatama, et sellepärast nad ei tea, et autot võib-olla ei ole kätte saanud ja ei ole numbreid saanud. Ja numbritega on praegu peale 1. juulit on numbritega läinud raskemaks, et neid kätte saada ja neid teha. Aga selge, mis ma teile öelda võin. Et olge tublid ja ärge kirjutage mulle, vaid minge liituge see 10 euri, kui te tahate neid asju teada saada ja et ma võib-olla ära toon või mida iganes. Ma panen sinna jooksvad kõik infi üles ja ma panen sinna kaubikuid ja rekkaid ka. Ma lähen siin neid ka vaatama, nii et davai, tšau.